Narva linn on meie viimane idapoolne killukene Eestimaast. Olga, kui kaugele ulatub Narva ajalugu? Tegelikult Narva on väga pika ajalooga linn ja selle rikkaliku ajaloo jäljed saab näha igal sammul. Jõepromenaadilt avaneb suurepärane vaate Narva linnusele, mis meenutab meile Taani ajast, siis ka bastionidele, mis oli rajatud Rootsi ajal ja kõik see barookne südalinn oli ehitatud tegelikult Rootsi ajal ehk 17.–18. sajandil ja Raekoda ka. Aga pärast Narva pommitamist aastal 1944 Narva ilme muutus igaveseks. Millised on veel need kohad, mida linnakülaline peaks siin kindlasti oma silmaga nägema? Kindlasti külastada Narva Raekoda, kus juulis ilmub uus virtuaalne näitus, kus saab virtuaalreaalsuse prillidega ja ka tahvelarvuti abil vaadata, milline Narva oli enne teist maailmasõda. Siis on avatud Põhjaõu, kus praegu saab ka ööbida ja pikendatud Narva jõe promenaad ja pikendatud kuni Rae silla tänavani, kus on loodud ka 5 krooni vaateplatvorm, kust saab nautida seda imeilusat vaadet Narva linnusele ja Ivangorodi kindlusele. Meil 2 korda päevas sõitab laev, mille nime on Karaline ja sõitab Narva sadamast Narva-Jõesuuni. Kindlasti külastage ka Kreenholmi, kus juulis ilmub uus koodidega marsruut, mille käigus saab lugeda ja ka kuulata lugusid Kreenholmis olevatest objektidest ja ka inimestest, kes on seotud Kreenholmiga. Ja need lugud on koostatud Narva linnapea poolt, Katri Raik. Istun linnapea toolis, tervitan ja kirjutan midagi nüüd siia külaliste raamatusse ka. Siin on tore olla.